Eelmine kord vaatasime edetabelit, mis ütles, milline keelemudel on kõige targem. Aga mille pagana pärast neid mudeleid üldse nii palju peab olema? LM Arena edetabelis on praegu 255 erinevat mudelit ja see pole mingi väike õnnelik perekond, see on nagu terve AI-linn. Nendest mudelitest 162 on open source, ehk igaüks võib neid alla laadida ja enda vajadustele vastavalt kohandada. Ja 93 on closed source, sinu ja minu jaoks täiesti saladuses suletud mustad kastid. Aga miks see nii on? Open source tähendab, et mudeli kood ja kaalud on kõigile nähtavad, avatud. Sa võid selle enda arvutisse alla laadida, modifitseerida ja enda vajadustele vastavalt ümber treenida. Closed source mudelid on aga üks suur saladus. Neid võib kasutada, aga see, mis nende sees toimub, kui palju parameetreid on, milline on nende sisemine arhitektuur, see kõik on ärisaladus. Ja mitte lihtsalt üks väike saladus, vaid miljardeid väärt saladus. Need kõige paremad mudelid, mis panevad tööle ChatGPT, Claude'i, Gemini, Grok'i, need kõik on suletud mudelid. Kuigi me natuke teame, mis nende sees toimub, siis see on täpselt nii palju, kui mudeli looja meile öelda tahab. Järgmine kord üritamegi aru saada, mis vahe on näiteks Gemini Pro, Gemini Flash ja Gemini Flash Lite mudelil või Claude Opus, Claude Sonnet ja Claude Haiku mudelil. Võib-olla kunagi vaatame ka selle sisse, mis asi on GPT-5. Kas neil on ka mingeid omavahelisi seoseid ja kuidas suhestuvad nad oma avatud lähtekoodiga sugulastega? Vajuta follow ja tule järgmine kord siia samasse tagasi, et saaksime üheskoos jälle pisut rohkem keelemudelile kapoti alla piiruda.